Vabadus ja iseseisvus pole kunagi iseenesest mõistetavad olnud. Nii kodumaal kui välismissioonidel võitlevad meie sõdurid Eesti kaitsmise eest. Ent iga missioon, olgu see kaugel liivastes kõrbetes või siinses metsas, kannab endas ohte. Mina sain haavata 2011 aastal Afganistanis ise ette valmistatud lõhkekeha plahvatuses. Kogemusena on ta kindlasti väga oluline elus, et kui inimesele on pandud mingi takistus, siis see tuleb nagu ületada. Ehk siis sa töötad selle nimel, et su elu saaks jätkuda samamoodi, nagu see oli enne õnnetust. Koos on takistusi ületada kergem ning nõnda on Karolin Illenseri fond toetanud vigastatud või hukkunud kaitseväelaste perede lapsi. Minu isa läks Afganistani ja juhtus õnnetus, mille tagajärjel ta kaotas enda jalad. Ma olen väga uhke enda isa üle, et ta on mulle õpetanud seda, kuidas igast probleemist on väljapääs. Me ainult veidikene kolame ringi, siin kuuled kaugete aegade häält. Karolin Illenseri fond ongi aidanud minu soololaulu, et nad on toetanud seda. Ja mul on väga hea meel, et ma saan samuti nagu enda esinemisega neid toetada, nagu teisi fondi lapsi. Ma olen laulnud väiksest saati ja ma olen tegelenud soololauluga ja koorilauluga. Ma surun kõrvad kinni, valus on kuulata. Ma ei usu enam kauneid valesid. On ainus südevana graffiti sina. Kontsert Laulud sõdurile toimub sel aastal juba 14. korda. 5 aastat tagasi esines sel heategevuslikul üritusel Tarmo tütar väike Eneli. Järjepidevuse ja sihikindlusega jätkab neiu valitud ala. See on siuke ainuke tegevus, mis mul paneb nagu silma särama. Eneli on kindlasti väga loov, siis kindlasti on ta valmis vastu võtma väljakutseid ja väga hästi suudab ennast ületada ka. Kindlasti on see teissugune nagu tunne, et ma arvan, et pigem on see, et sa saad uhkust tunda nagu selle üle siis, et su tütar on teinud midagi nii suurt. Sel korral toimub kontsert Paldiski sõjaväelinnakus, millega on Tarmol tugev side. Siin linnakus paiknevad erinevad väeosad, näiteks toetuse väejuhatuse staap, varustuspataljoni riide erivarustusladu, tehnikaremondi töökoda, tervisekeskuse Paldiski meditsiinikeskus ning logistikakool, samuti Eesti diviisi logistikapataljon ning sõjaväepolitsei vahipataljon. Üldiselt on sedasi, et Paldiski linnakus paiknevate üksuste tegevus ei pruugi igapäevaselt suures pildis väga välja paista, kuid tegelikult on nende puhul tegemist oluliste taustajõududega, mis aitavad kogu kaitseväel rattad liikumas hoida. Minu seos Paldiskiga on hetkel, ma olen ka kuulun nii-öelda toetuse väejutuse staabi koosseisu, ehk siis minu töökoht on küll Tallinnas, aga ma reaalselt olen nagu tegelikult siin hingekirjas. Aga omal ajal ma oma teenistust alustasin Paldiskis kaudsuspataljonis 2009. aastal. Et siis siin kõrval näiteks oli minu kasarmu, kus on praegu spordihall. Just siin Paldiskis algas Tarmo sõprus võitluskaaslase Toivoga. Aastad on mööda lennanud, aga ühised mälestused ja õlatunne jääb. Olgu hetk kui tähes raske. Kokku hoides ja üksteist toetades saame hakkama. Kui sul on ikkagi nagu inimesed, kellel sa saad nagu olla kindel, et kui sa nagu mingi probleemiga oled, siis nad leiavad selle lahenduse kas siis üksi või kuidagi koostöös. Et see fond kindlasti on toimiv fond ja ta edasi toimib, selles ei ole kahtlustki. Et meil on nagu see õlg-õla kõrval tunne on alati nagu olemas. Aga sina oled minu sõber. Jah, just nii ongi. Ja nii jääbki. Ja nii jääbki, jah.